täna annab online intervjuud inimene, kes jumaldab skandaale, kes toitub skandaalidest, inimene, kes arvustab šokeerida publikut. See on Eesti ainuke ja kordumatu bravuuritar Anu Saagim. Hello! Anu, oled aastaid olnud Kõmu meedia lemmiklaps. Ütle palun, kuidas sa suudad nii pikki aastaid huvi enda vastu ikkagi üleval hoida? Et mis on sinu sära ja see point, mis inimesi huvitab? No ma arvan, et inimesed tegelikult ei tea must mitte midagi. Et kui ma oleksin paljastanud kõik, siis vast mu vastu enam huvi ei tuntaks, aga tegelikult mida rahvas teab? Nad ei tea just mitte tuhkagi minu isiklikust elust, nendel pole aimugi. Nad on näinud mind paljalt, aga mu hing on ikkagi nende jaoks peidus, nii et ma arvan, et nii kaua, kui ma suudan seda salapära säilitada, nii kaua ma ongi huvitav. Ma võiks küsida pigem, et miks ajakirjanikud minu vastu nii suurt huvi tunnevad, ega ma sinna ise ei roni. Ma ei käi ju SL Õhtulehe ukse taga kraapimas, kirjutage minust palun midagigi. Või et ma ostsin endale uue roosa hambaharja, et vau, et kas te tahate seda uudist kuulda. Et ma arvan, et nendel ei ole nii säravat inimest teist kui mina. Sellepärast meedia huvitubki minust ja inimesed ka loomulikult. See on väga tore. Anu, sa oled seltskonna ajakirja just peatoimetaja. Teie peamine konkurent on Kroonika. Mida sa arvad Tähismaa ajakirjast? Meie peamine konkurent ei ole kindlasti Kroonika, et pigem on see Hiit või OK või Hello, et miks te võrdlete meid mingite vanainimeste ajakirjaga? Minu meelest see on kohatu. Enda eraelust ei räägi kõik nii avameelselt nagu Beatrice. Ütle palun, kas teie ajakirja on saanud väga palju kohtukutseid? Täiesti piisavalt. Meil on pidevalt mingi case käsil, aga siiamaani on kõik kaotanud. Üks meie lugeja on jätnud väga huvitava kommentaari. Loen selle ette. Anu, olime koos üritusel Star Battle klubis von Überlingen. Istusime korraks isegi ühes lauas. Olid lihtsalt super seksikalt riides, mis seal salata. See tagumik. Ma ei suuda, selle eest võiks ju lausa elu anda. Eesti naised, palun võtke eeskuju. Kas te suudaksite samas eas nii hea välja näha nagu Anu Saagim? Mega. Ehk siis küsimus, kuidas sa ennast vormis hoiad? Tagumik, vau, see oli fantastiline kompliment, et aeroobikaga loomulikult, magamistoa aeroobikaga ma pean silmas. Lugejaid vaevab ka küsimus sinu rindade kohta. Soovitakse teada, kas sa oled mõelnud suuremaid ja uhkemaid silikoone endale panna, nagu näiteks Pamela Anderson. Aga ma vahetan neid pidevalt. Et nädala sees on näiteks mul pisikesed ja beežid, aga näiteks Klaab Überlingelisse minnes panen ma sellised suured roosad. Ja viimane küsimus. Mida sa sooviksid ütelda kõikidele neile, kes kipuvad sind kritiseerima? Andke tuld, sellepärast, et tõenäoliselt on teil omas isiklikus elus mingid probleemid ja kuhu ikka sülitada, kui mitte Saagimi peal. Sulle tähtis. Palun.